Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Vanast Testamendist. Siis ta ütles, sind ma armastan südamest, Issand on mu vägi. Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin. Mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Kiidetud olgu Issand, nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Surmakõidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla kõied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist. Taas kandsid juudid kokku kive, et teda nendega surnuks visata. Jeesus ütles neile, mina olen teile näidanud palju häid tegusid oma Isalt. Millise teo pärast nende seast te tahate mind kividega surnuks visata? Juudid vastasid talle, me ei taha sind kividega surnuks visata mõne hea teo pärast, vaid pühaduse teotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast Jumalaks. Jeesus vastas neile, eks teie seadusesse ole kirjutatud. Mina olen öelnud, teie olete jumalad. Kui see nimetab jumalaiks teid, kelle kohta Jumala sõna käis, ja pühakirja ei saa teha tühjaks. Kuidas siis teie ütlete sellele, kelle Isa on pühitsenud ja läkitanud maailma, et ta teotab Jumalat, kuna ma ütlesin, mina olen Jumala poeg. Kui ma ei tee oma Isa tegusid, siis ärge uskuge mind. Kui ma aga teen, siis uskuge tegusid. Kui te mind ei usu, et te hakkaksite aru saama ja tunnetaksite, et minus on Isa ja mina olen Isas. Siis nad otsisid taas võimalust teda vahistada, ent tema pääses nende käest. Ja Jeesus läks tagasi sinna poole Jordanit, paika, kus Johannes kunagi oli ristinud, ning jäi sinna. Ja paljud tulid tema juurde ning ütlesid, Johannes ei teinud küll ühtki tunnustähte, aga kõik, mis Johannes sellest mehest on öelnud, on tõsi. Ja seal hakkasid paljud temasse uskuma. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Tänast evangeeliumi kirja kohta võiks nimetada õigusemõistjate duelliks. On loomulik, et kohtunikud peavad tundma seadust ja tavasid. Eeldatakse, et neil on loomulikku arukust, kriitikataluvusvõimet ja tugevat õiglustunnet. Neid iseloomuomadusi ja tarkust omas taevane õigusemõistja
ehk Jeesus Kristus. Paljud eelkirjeldatud omadused aga puudusid maistel usuasjade kohtunikul, ülempreestril ja tema alluvatel. Vaatamata sellele, et juudi usujuhid tundsid ja teadsid peast kõiki pühakirja kirjakohti, kus kuulutati ette Messia tulekut, ei tundnud nad Jeesuse poolt tehtud hea ja imetegudest ära Kristust. Juudi kirjatundjatele ta vastas, et kõik need head teod on tehtud Jumalalt saadud meelevallaga. Eraldi väärib lahti seletamist Jeesuse vastus usujuhtidele, kui need mõistsid Jeesuse hukka kui pühaduse teotaja, kuna Jeesus nimetas ennast Jumala pojaks. Jeesus vastas neile, et ka teid on pühakirjas nimetatud jumalateks. Ja see on tõesti kirjas psalmis number 82. Tema vastus näitab, kui kõrgelt hinnati Vanatestamendis õigusemõistja ametit. Kohtumõistja esindas Jumala tahet, sest ta mõistis rahvale õigust Jumala seaduse järgi, ise aga alludes Jumala enda revideerimisele. Tänase evangeeliumi kirjakoha valguses võib ütelda, et maistel õigusemõistjatel puudus loomulik arukus, kriitikataluvus ja välja arenenud õiglustunne, kuna nad mõistsid süüdi Jumala poolt saadetud taevase õigusemõistja Jeesuse Kristuse ja tahtsid teda kividega surnuks visata. Kuid nad tegid vale kohtuotsuse taustal veel ühe suurema patu, kui nad ütlesid, et Jeesuses on kuri vaim ja ta jampsib. Nimetada Jumala vaimuga täidetud Kristust kurjade vaimude ülemaks, see on tõsine pilge püha vaimu vastu. Armsad kaasamõtlejad, ei pääse ükski inimene Jumala kohtumõistmise eest, et kord seal aruandes ei peaks me häbenema maisel rännakul tehtud tegusid, peame meeles Matteuse evangeeliumi 12. peatükis kirja pandud tarka nõuannet Jeesuselt Kristuselt. Tsiteerin. Seepärast ma ütlen teile, inimestele antakse andeks iga patt ja teotamine, aga vaimu teotamist ei anta andeks. Ja kui keegi ütleb midagi inimese poja vastu, võib ta saada andeks. Aga kui keegi ütleb midagi püha vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. Aamen. Palugem. Issand Jumal, taevane Isa, palun, anna meile oma püha vaimu, et me võime hästi mõista ja vastu võtta ning meeles pidada sinu püha sõna. Lase meie südametel saada heaks maaks, millesse sinu jumalik seeme külvatakse, kus ta kasvab ja kannab vilja igaveseks eluks. Sinul olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja palvetagem üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
ülistagem Issandat. tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.